17. märts oli päev, mil oli harukordselt hea võimalus näha Põlvas Eesti võistlustantsijate koorekihti. Põlvas Mesikepa hallis toimusid Eesti meistrivõistluse 10. tantsus ning kohale tulid paarid lähemalt ja kaugemalt. Kokku võisteldi 9 erinevas vanuseklassis ning seda juba hommikust peale. Õhtuks selgitati välja igast vanuseklassist 6 paari, kes hakkasid võistlema kõige magusama tiitli ehk Eesti meistritiitli nimel. Väike erand nendel võistlustel oli täiskasvanute vanuseklass, kes selgitas välja Eesti parimad Ladina-Ameerika tantsudes. Põhjus selleks väga lihtne. Nemad selgitasid oma 10 tantsu parimad välja juba veebruarikuus toimunud võistlustel Tartus, et võitjad saaksid osaleda 13. märtsil Tšehhi Vabariigis toimunud Euroopa meistrivõistlustel. Eestlaste jaoks on hea uudis see, et Eesti paar Konstantin Korodilov ja Dominika Bergmanova tulid sealt tagasi Euroopa meistritiitliga 10. tantsus. Siin Põlvas numbrile 130 võistlevad Korodilov ja Bergmanova üritavad võtta kaasa ka Eesti meistritiitlit Ladina-Ameerika tantsudes. Koduseinte vahel on alati hea võistelda ja seda tõestas ka antud võistlus. Põlva tantsuklubist Maarja pääses finaali tervelt 3 tantsupaari ning see on väikese klubi kohta ära ütlemata võimas saavutus. Neist 3 paarist kõige paremini läks junior 2 klassis võistlevatel Marko Kinsikol ja Lisette Marjapuu, kes tulid võistlustelt tagasi tervelt hõbemedaliga.